Tervitus! Siin siis üks edukuse kood, Astra nimeline, kes siis saatis mulle natukene lahata. Aga vaatame, tal on siin väga kihvtilt näha 2 viit. 5 tähendab siis sellist asja, et talle meeldib väga palju õppida ja tal võib olla mitu kursust sama aeg käsil ja ta võib ka lugeda samal ajal mitut raamatut näiteks ja siis ta on ka väga tark selles suhtes, ta on aastatepikkune õppimiskogemus on tal selja taga, näete 2 viit. Mis siis siin selles suhtes, et on väga tark inimene. Miinuseks võib olla see, et tal on kogu aeg tunne, et nagu ta pole veel valmis, ta peab veel midagi õppima, ehk siis nagu hullumiseni õpib kogu aeg. Ja üks miinus on ka see, et ta võib näiteks koolitustele, kus ta satub, siis ta võib kippuda targutama või ta võib isegi kodumiljöös kippuma targutama äkki. Ja. Aga siis Astra sinule ka teadmiseks, et see on üleüldine kirjeldus, eks ju, ma ei räägi täpselt sinu sünnipäevast, seepärast, et sinu sünnipäev oli 23, kui ma ei eksi. Nii et see on üleüldine. Nii, mis siin tuleks viite puhul tuleks võtta silme alla siis seda, et võtta üks koolitus korraga ja vii see lõpuni. Ja õpi selles suhtes õpetama teisi. Sellepärast number 5 omanikul on väga hea oskus keerulisi asju lihtsalt edasi seletada. Nii, number 1 viitab sellele, et sa oled nagu uue asja planeerija, looja, mida iganes. Kuna see on 3. number, see tähendab ka sul siis ametit. Ametina sobib sulle väga hästi näiteks online töö, mingi asja vedamine, juhtimine ja see võib olla kas või iluga seotud, välismaaga, võõrkeelsete inimestega seotud, midagi juhtida. Ehk siis number 1 on, ütleme, see edukuse koodi puhul ma alati räägin siis seda, et see on inimene, kes leiutab mingisuguse asja ja sinul on peaaegu, et nagu justkui kohustus see mõte anda edasi teistele inimestele, kes hakkavad seda ellu viima. Ja sa oled juht, kelle järgi inimesed liiguvad. Ehk siis, saad aru, see on nagu, sa võtad patendi mingi asjale, mida sa nagu välja mõtlesid ja siis need inimesed hakkavad tegema ja nemad läbi selle sinu idee rikastuvad. Number 2. Ja, läheme siia ühe juurde veel tagasi. Üks on siis see, et tema tugev oskus on, et ta peab juhtima inimesi, ta peab olema meeskonna ees. Kõige suurem miinus on see, et ta absoluutselt ei taha olla nähtaval ja ta kardab võtta vastutust. See, 1. Väga hea omadus, kui sul see on. Number 2. Hästi empaatiline inimene. Tal on hästi palju oskusi justkui nagu endistest eludest. Tal on universumi poolt antud selline väga hea teadmiste pagas. Ta tunnetab inimesi, kuidas ma ütlen, tal on nagu justkui mingid 2 tundlat ja 3. silm. Kui ta on kuskil seltskonnas, siis ta tajub inimesi nagu väga hästi. Ta on väga hea müügiinimene, väga naljalt sellist inimest ei peta ära. Tal on väga hea intuitsioon, hästi empaatiline inimene, hästi vastutulelik inimene, väga hea müügimees ja temal on see selline, mis ma ütlen, tema võlu on selles, et tema oskus on, issand, ma tahan öelda suus, aga see on nagu kõris keeles. Saate aru, see kõik, mis on seotud ettekannetega, laval olemisega, häälega, töö tegemine on kõik selles 2. Väga hea psühholoog, terapeut, mida iganes. Number 2 on üks väga suur miinus, ta kohe mitte karvavõrdki ei taha esineda avalikkuse ees, kuigi ta peaks seda tegema. Number 1 samamoodi, number 5 täpselt samamoodi. No okei, number 5 ei pea avalikkuse ees tegema. 1 on kindlasti avalikkuse ees, number 2 ka blogide pidamine, Instagram, ma ei tea, mida iganes, TikTokid, värgid, särgid ja psühholoogiline on siin. Ja see, et sa teed oma häälega tööd. Suur miinus on see, et ta kardab avalikkust ja tal on kogu aeg tunne, et ta pole veel valmis. Täpselt nagu number 5 on samamoodi, kogu aeg tunne, et ta pole veel valmis, ta peab veel midagi õppima. Aga sa ei pea enam mitte midagi õppima. Ma veel vaatasin, millal sa oled sündinud on ja siit tuleb sinu sünniaegu kokku liita, siis sa oled kuule juba väga küps, aitab küll. Nii, hakka lihtsalt juba toimetama. Ja number 2 on selles suhtes väga tark inimene. Muidugi ka see, et ta tahab kõike aidata. Number 4. Väga hea töönumber, töökas inimene.
selline omadus, et kui sina oled kuskil seltskonnas või töökollektiivis, siis sinu õlgade peale saab panna praktiliselt kõik. Number 4 viitab ka sellele, et sa peaksid olema ise endale tööandja. Ehk siis see viitab seda, 1 viitab seda, number 5 viitab seda. Sul peaks olema oma ettevõtte. Number 2 on väga hea küll alluvuses ka töötaja, sa võiksid olla ka kuskil ettevõttes parem käsi. Number 4 on see, et ta kipub kõiki inimesi aitama, oma lähedasi eelkõige. Ta võib unustada ennast täiesti ära teisele kohale ja sind kiputakse üldjuhul ka ära kasutama. Nii, Astra, see oli sinu lugu ja suur tänu. Loodan, et sa said siit midagi. Sa võid mulle ka kirjutada kuhugi, ütleme siis kas sõnumitega suletud gruppi mulle teada anda või siis meili peale numbritekeele@gmail. Kas said sellest midagi kasulikku? Kas astusin sulle kanna peale kuskil? Ja teistel, kes teevad oma numbrid, siis teile võib siit ka väga palju kasu leida. Okei, aga kohtume juba järgmises videos. Aitäh sulle!